Tere! Kõik see minu pere. Nüüd oli nii, et nädalavahetus oli vahel ja mul oli väga mõnusad päevad, et käisin trummi ja kongirännakul, siis olin lihtsalt hästi palju looduses ja käisin suusatamas ja kuidagi aeg niimoodi suunas mind, et ma ei pääsenud lugema. Ja kui oleks pääsenud, siis raamat oli kodus ja mind ei olnud kodus üldse. Et ma otsustasin, et ma loen nüüd järgi. Ja õhtul loen ka siis uuesti. Hirm, et sul puudub kontroll elu üle. Esimestel nädalatel Indias, kui ennast rohkem tundma õppisin, sain selgesti aru, et kardan lasta elul oma soodu kulgeda. See maa, mis mind nii kaunilt armastusse mähkis ning pakkus mulle võimalust täiesti uueks eluks, tõukas mu ühtaegu terve mõistuse piirile. Dušivesi oli parimal juhul leige. Tänavad olid otse kui tolmutornaadod, keset rahvamasse. Hirm, et ma ei suuda oma elu kontrollida, tuleneb murest, et kõik saab korras olla ainult siis, kui asjad toimuvad täpselt nii, nagu mina tahan. Täpselt minu puhul on ka see, et meel ja mõistus tahavad nii nagu mina olen selle valmis endale mõelnud, siis ja kui nii ei lähe, siis on täitsa pekkis. Elades hirmus, et sul puudub kontroll, on otse kui vastuvoolu aerutamine. Selle asemel, et lasta pärivoolul ennast lihtsalt alla vett kanda. Jõgi läheb täpselt sinna, kuhu ta peab minema ja pakub sulle priiküüti. Aga sina soovid ikkagi isepäi tegutseda. Sa tahad kontrollida iga aerutõmmet. Sul peab olema täidetud 1 miljon tingimust selleks, et võiksid end turvaliselt tunda. Kui kaua sa nõnda vastu pead? Ja mis siis, kui see peibutav kullapada peitub hoopis teises suunas? Sa lihtsalt pead need pagana aerud käest panema. Ja su keha tänab sind selle eest. Õpi ja võta oma olemuse kõige sügavamas kihis teadmiseks, et sa tuled toime kõigega, mis su teele juhtub. Sa oled võimeline ellu jääma. Sa oled võimeline ellu jääma ja sa oled võimeline ellu jääma. Sa võid aerud käest lasta ja kõik on ikkagi korras. Püüd oma elu asjaolusid kontrollida ja mõjutada, et vägisi turvatunnet tekitada, toimib ainult ajutiselt. Mõistmine, et sinuga saab igal juhul kõik korda, ükskõik mis ka ei juhtuks, loob aga tõelise, püsiva turvalisuse tunde. Kui tunned, et jooksed millegagi ummikusse, küsi endalt, kas see on sellepärast nii, et ma püüan oma tahtmist peale suruda, mitte ei lähe vooluga kaasa. Ütlen alati, et kui ujud, siis tajud. Teisisõnu, kui elu tundub liiga raske, sõuad tõenäoliselt vastuvoolu ning hirm kontrolli kadumise ees võib sul aerud käest rebida. Otsus on alati sinu, kas võitled või lähed vooluga kaasa. Energiad, millest võiks vabaneda. Järgmisena toon näiteid energiatest, mis võivad olla seotud hirmuga, et meil võib kontroll käest libiseda. Ja need on läbi töötamata mineviku kogemused. Hetked, kui sa lõõgastusid ja juhtus midagi halba.
või hetked, kui keegi süüdistas sind selles, et asjad läksid halvasti. Või hetked, kui sa vedasid kedagi alt ning said karistada. Hetked, kui sul polnud piisavalt toitu, raha, armastust ega turvatunnet. Negatiivsed uskumused. Mul on turvaline ainult siis, kui kõike kontrollin. Ainuke viis end turvaliselt tunda on omada piisavalt raha. Olemasolevast ei piisa toimetulekuks. Pean toimuvat mõistma enne, kui suudan sellega leppida. Suudan vältida halbade asjade juhtumist. Ma ei suuda halbade asjadega toime tulla. Negatiivsed uskumused, jaa. Issand, kui mitu mul neid on. Avastan praegu enda peal. Olemas on piisavalt toime olemas. Jummel, mul on neid mitu tükki siin, kui ma loen. Hirm lasta teistel olla need, kes nad on või kuidas nad on. Ja püüd kontrollida teiste inimeste elu põhjustab samasugust või veelgi suuremat häda, kui tahtmine iseennast kontrollida. Sa võid vastu vaielda ja enda õigustada nii palju, kui tahad, aga sellest ei tule kunagi mitte kunagi midagi head välja. Sul lihtsalt puudub igasugune kohustus või õigus teisi muuta. Siin on mõni näide, kuidas me üritame teisi muuta. Abistamine, kui nad ei soovi abi. Vajadus teisi abistada selleks, et enda enesetunne paraneks. Teiste abistamine kas või iseenda heaolu hinnaga. Vajadus oma siserahu heaks teiselt midagi saada. Vajadus, et teised käituksid teatud viisil, sest alles siis saad sa end lõdvaks lasta või õnnelik olla. Kui mõni neist on sulle tuttav, siis kurnad sa oma energiat. Sul ei ole mingit luba. Ükskõik, mis põhjendus sul selleks on, kellegi teise teed käia. Kui oleme endaga julmalt ausad, leiame sageli, et meie vajadust teisi kontrollida ajendavad hirmud ja need hirmud takistavad meie edasiliikumist. Me võime karta, et teised rikuvad midagi ära ja siis peame meie kilde korjama. Me võime karta, et kui keegi ei võta vastutust selle eest, kuidas ta meile haiget tegi, oleme meie selles süüdi. Või me võime karta, et me ei saa teiselt inimeselt seda, mida vajame ja solvume. Võime karta, et teised teevad endale tarbetult liiga. Kõik see on mõistetav, kuid ebatervislik. Kui inimesed sind armastavad, siis teevad nad seda nii, nagu oskavad. Sa võid alati keskenduda sellele, mida nad ei tee või kuidas nad ei käitu ja kuidas see su elu ebamugavaks muudab. Võib-olla sa tunned, nagu poleks nad piisavalt abivalmis ega kaastundlikud või ütlevad alati valedes kohtades valesid asju. Aga tõsi on see, et sinul ei ole õigust selle üle otsustada. Meil kõigil on võime armastada, kuid meie kõigi suutlikkus ja valmisolek selleks on ainulaadsed. Et tõeliselt vabaneda, ei tohi sa enam nõuda, et inimesed käituksid viisil, nagu sina õigeks või vajalikuks pead. Sa võid ja tegelikult lausa pead end vabastama mis tahes ebatervislikest suhetest, kuid püüd teist inimest muuta on juba ette kaotatud lahing.
kui olin väike, oli meil kodus üks vana ja logisev punane nukutool. Värv koorus ja selle alt paistis vana luitunud puit. Minu emale meeldisid asjad, mis nägid välja, nagu oleks pidanud need juba aastaid tagasi ära viskama. Ja hoolimata sellest, kuidas me ka teda selle tooli pärast ei narrinud, võttis ta selle igal kolimisel kaasa. Isegi siis, kui me kõik olime suureks kasvanud ja kodust lahkunud. Ühel päeval, kui olin suurtes vaevades nii oma halveneva tervise kui ka keerulise isikliku suhte pärast, tõi isa selle logiseva tooli sinna, kus ma istusin. Selleks hetkeks olin juba täiskasvanud. Ta asetas tooli minu ette ja küsis, mis see on? Totter punane tool, vastasin. Isa noogutas kiitvalt. Püüa nüüd sellest teha suur, sinine tool. Isa, anusin, ma ei suuda. Pinguta siis rohkem. Tee see siniseks. Isa, palun. Ta sundis mind tagant. Proovi veel, lase käia, mõtle välja, kuidas seda teha. Ma ei suuda, ma tõesti ei suuda. Kriiskasin lõpuks. Ta istus mu kõrvale toolile, täpi pealt lapsuke. Sa ei suuda, see on pisike punane tool. Pole oluline, kui väga sa tahad, et see oleks suur ja tugev ja sinine. Saad olla ainult väike punane tool ja sa ei saa midagi teha, et seda muuta. Inimestega on sama lugu nagu tooliga. Alates punase tooli õppetunnist on nii, et iga kord, kui miski mu elus mind masendab või mu tasakaalutunnet häirib, küsin endalt. Ega ma äkki ei taha punasest toolist sinist teha? Ja tead, mis? Nõnda see alati ongi. Sa pead laskma inimestel olla need, kes nad on. Mitte ainult nende enda pärast, vaid seda on vaja ka sinu kallile hingele endale. Ära koorma teda teise elusolendi kontrollimisega. Nad ei pruugi olla need, kes nad tahaksid ja nad võivad väga hästi olla ka täielikult kaabakad. Aga ka siis, kui teised on kaabakad, saab sinuga ikkagi kõik korras olla. Suhtle teiste kõrgemate minadega. Kui olen parajasti endast väljas, sest mul on vajadus muuta punane tool siniseks, kasutan lihtsalt võtet, mida õpetas mulle sõber Scott. Istun vaikselt ja lähetan oma sõnumi selle isiku kõrgemale minale, kes ehk on meelsamini valmis seda vastu võtma. Kas sul tuleb pähe keegi selline, kes lihtsalt ei kuula sind või siis keegi teine, kellega on lihtsalt võimatu suhelda? Istu vaikselt, silmad suletud, kujuta seda inimest ette ning soovi, et selle isiku kõrgem mina võtaks sinu sõnu vastu. Siis lihtsalt lausu valjusti, mida sul on vaja öelda. Selle tehnika praktiseerimisel tunnen sageli otsekohe rahu. Nagu minagi, vaid ka sina võid ka sina tunda, et energia vabaneb sinust ning saad nüüd edasi liikuda, vabanenud vajadusest jõuda selle isikuni. Inimesed muidugi võivad muutuda ja muutuvadki. Probleem tekib vaid siis, kui me vajame või eeldame, et nad muutuksid, sest ilma selleta ei suuda me sisemist rahu leida. Loobusin kõikidest ootustest. Inimesed, paigad ja asjad on vabad, et olla nemad ise ja minagi olen vaba, et olla mina ise. Energiad, millest võiks vabaneda. Kui sa kardad lasta olla teisel need, kes nad on, oleks vaja uurida kogemusi ja uskumusi, mil sa kellegi teise tõttu kannatasid.
ja siin on mõned näited. Läbi töötamata mineviku kogemused. Hetked, kui kellegi teise käitumine sind ohtu seadis. Hetked, kui keegi sulle tahtmatult haiget tegi lihtsalt sellega, et oli tema ise. Hetked, kui keegi keeldus sinu arvamust kuulda võtmast ja sa tundsid ennast tõrjutuna. Negatiivsed uskumused. Tunnen end turvaliselt vaid siis, kui teisi kontrollin. Minu ülesanne on tekitada teistes tunne, et neid vajatakse. Et ennast turvaliselt tunda, pean teisi muutma. Need olid siis need negatiivsed uskumused. Hirm ja valu ja hirm, valu ja kannatuse ees. Mitte kellelegi ei meeldi valu ega kannatamine. Tegelikult veedame suurema osa oma elust püüdes seda vältida. Enda arvamus, nagu oleks kannatamine paha, põhjustab sinu elus veelgi suuremat kaost kui selle tegelik kogemine. Kannatamine tekitab harva tunde, just seetõttu võitleme sellega nagu katkuga. Ent kannatuses on ka midagi head, mida kunagi hinnata ei osata. Kannatamine aitab meil areneda ja elus edasi jõuda. Vaadakem tõele näkku, kui me ei kannataks, ei peatuks me oma askelduste rohkes elus kunagi, et veel paremaks saada. Kannatamine võib olla lävepakk, millelt astume millegi parema poole, füüsiliselt, emotsionaalselt või spirituaalselt. Nurjunud suhted juhivad meid edukate juurde. Haigus aitab selgusele jõuda, kes me tegelikult oleme ning mis on meile tõeliselt oluline. Muidu me ilmselt selle peale ei mõtleks. Lein tuletab meelde, et oleme inimesed ja suudame pärast paratamatut kaotust ellu jääda. Nõnda võiks pikalt jätkata. Kannatuse vältimine üksnes pikendab kannatamist. Tarbetut heitlust meie elus ei põhjusta mitte ainult iseenda valu vältimine, vaid püüd ka teisi sellest säästa. Valu on osa elust ja sellega tuleb leppida. Teise inimese kannatust ignoreerida või klaarida selle asemel, et lihtsalt tema jaoks olemas olla, on kahjulik emotsionaalne muster. Hirm kannatuste ees võib ilmneda mitmel viisil. Näiteks võime tunda, et vastutame teise inimese emotsioonide eest. Et meie vastutusel on see, et teiste elu kulgeks õiges suunas. Keeruliste emotsioonide vältimine, enese eest hoolitsemiseta jätmine, unarusse, arvamus, nagu teaksime meie paremini, mida teistel vaja on, ning tunne, nagu peaksime päästma inimesi nende valudest ja eksimustest. On oluline meeles pidada, et teisedki tulevad oma kannatustega toime, nagu sina enda omadega hakkama saad. See on vajalik ja kasulik ja osa elust. Teist inimest ülemäära kaitstes kurname oma energiat. Ning röövime samal ajal ka teistelt kõik hea, mis võib tulla siis, kui nad lubavad endal oma elu täielikult kogeda. Siin elus on meil kohustus saada parimaks versiooniks iseendast ja lisaks on meil kohustus ka teisi selleks õhutada. Mõnikord saab see teoks läbi vägagi valusate kogemuste, mis on aga elu loomulik osa. Oma tõelise mina mahasurumine on kõige rängem viis, kuidas me iseennast alt vedada saame. See seab meie füüsilisele kehale enneolematu koorma ja pealegi ei teeni see vähimalgi määral nende huve, keda me püüame päästa.
mõistsin seda ideed Delfis elades. Kui olin haiglast väljumiseks liiga hädine, istusin hoone esimeses osas maast laeni ulatuvast klaasist liuguste ees. Istusin seal nädalaid ja iga päev läks haiglast mööda halvatud jalgadega mees. Ta liikus edasi istukil, toetudes kätele ja vinnas end rusikate peal üle sillutise ja pori. Tema püksid olid närudeks rebenenud ning ta käed kriimustustest paistes. Vajusin toolile ja mõtlesin endamisi, kuidas ta oli niisugusesse olukorda sattunud ja kuhu ta läheb. Lõpuks küsisin vestibüülis ühelt arstilt, miks sel mehel pole ratastooli. Oh proua, see on liiga kallis. See maksab umbes $75. Püha taevas, see mees kannatab nii hullusti, ehkki $75 võiks talle kergendust tuua, mõtlesin. Otsustasin osta sellele mehele ratastooli. Palusin, et arst läheks välja ja räägiks talle sellest ratastoolist. Arvates, et vigane mees ei oska niikuinii inglise keelt, aga minu hindi keel oli õige armetu. Arst kiirustas trepist alla ja kükitas mehe ette. Mina aga jälgisin neid ootusärevalt. Pärast lühikest vestlust tuli arst haiglasse tagasi ja ütles. Ta lükkas teie ratastooli pakkumise tänulikult tagasi. Ma jahmusin. Ta selgitas, et mees oli küsinud, mis tema praegusel seisundil peaks viga olema. Ta on praegu täiesti rahul. See on tema elu ja ta on õnnelik. Mu magu tõmbus kokku, tundsin, nagu oleks mu läänelik ego kehast välja valgunud ning põrandale lartsatanud. Mehe silmis polnud tal midagi viga, ainult minu silmis oli viga. Ehkki heategevus on loomulikult väga tore asi, olin mina tegelikult tahtnud teda aidata vaid sellepärast, et tahtsin iseennast tema elu pärast paremini tunda. Ehkki teda ei häirinud see üldse, nagu ma olin teada saanud. Sellest päevast alates loobusin keskendumast teiste ja enda kannatustest päästmisele, leppides teadmisega, et kannatamine on elu osa. See aitas mind palju. Olen kindel, et sinagi leiad sellest abi. Ja see on väga hea tähelepanek. Tõeliselt hea tähelepanek. Et ära haletse teisi. Et ära haletse teisi ja see oli päris hea lugemine minu jaoks. See pani mind väga mõtlema. Ja nüüd ma mõtlen ja mõtisklen sellel teema üle veel. Siin oli päris häid kohti minu enda jaoks. Aga õhtul loen siis. Kohtume. Tšau.